Tere õhtust! Tere pärastlõunat! Head seminaril osalejad! Mina olen Mart Külvik Maaülikoolist ja täna on minu ülesandeks seda sündmust nagu niiviisi ohjeldada, ohjes hoida. Ja kõigepealt ma uuringi, kas tehniliselt on kõik, kes siin ruumis on kõik oma vajalikud tehnilised vahendid saanud ja kõik nagu toimib. Ja kui ei toimi, siis vaikselt võib pärast minu juurde hiilda, siis leiame mingisuguse lahenduse. Miks meil täna selline sündmus on sellepärast, et pärast mitmeid püüdlusi lõpuks meie töögrupil õnnestus saada suur nii hinna mõttes kui ka aja mõttes 5 aastat üks vahva projekt, mille sisulist avaseminari me nüüd neil 2 päeval, täna ja homme, peamegi. Ja mõtlesime, et oleks seda mõistlik teha niiviisi, et siduda seda ka ühe avaliku seminariga, kus me siis räägiksime sellest, mis meil plaanis on ja saaksime siis ka, kes selle asja vastu huvi tunnevad, ju nad tunnevad mingil põhjusel selle vastu huvi, et me saaksime aimu nende arvamustest, kogemustest, soovidest, ootustest. See avaliku seminari vorm on tehtud hästi kompaktselt. Meil on 2 sisulist tundi. Esimene pool on selline, kus on meil 4 ettekannet, 3 tükki projektiga seotud inimestelt ja üks ettekanne ka loodetavasti nii-öelda sisulisi ja huvikanaleid pidi seotud osapoolega Kliimaministeeriumi poolt üks ettekanne. Ja sisuliselt siis me räägime kõigepealt sellest, et kõigepealt mis see projekt siis ikkagi on, siis me teeme ühe väikese sissevaate juba sellest kogemusest, uurimiskogemusest, mis meil siiamaani on. Siis on meil projekti hõlmatud ka välismaine kogemus ja meil hea kolleeg ja ka projektiga seotud inimene on meil siin Soomest olemas, kes räägib Soome perspektiivist, võib-olla ka natuke rahvusvahelisemast perspektiivist. Ja lõpuks siis elurikkuse osakond Keskkonnaministeeriumist. Peale seda tuleb meil pooletunnine paus, kus me saame siis oma emotsioone, mõtteid, arvamusi veel vahetada siin. Samas juba tuntud puhvetis. Ja peale seda tuleb teine kompaktne osa tund aega, kus me liigume 3 töögruppi. Aga sellest räägime vahetult enne, kui me hakkame edasi liikuma, siis on nagu paremini meeles, missugused need valikud ja võimalused on. Ja kõige lõpus siis me veel korraks tuleme siia saali ja nii-öelda ütleme veel niisuguse, vahetame selliseid lõppseisukohti, arvamusi ja lähme niiviisi loodetavasti sõpradena laiali. Nüüd, aga kuna me tahame seda teha hästi kompaktselt, siis et me mahuksime selle esimese tunni sisse ära, on igale ettekandjale 15 minutit ja tinglikult siis ütleme ettekandeks on 10 minutit ja siis me saame vastavalt, kui hästi see ettekandja on oma ajaga ümber käinud, me saame siis anda võib-olla siis mõned võimalused ka veel otse küsimisteks. Samas me mõtleme, et tegelik ja nii-öelda funktsionaalne ja toimiv mõttevahetus võiks toimuda hiljem veel kohvipausi ajal ja sisuline nii-öelda kandev mõttevahetus nendes töögruppides.
seal me kohtume jällegi nende samad teid köitvate teemade kontekstis. Nagu kombeks ma siis kasutan ettekandjad, kes te olete, kasutan neid hoiatusmärke teie suunamiseks. Ja ma arvan, et ma olengi kõige olulisema tehnilise sissejuhatuse teile andnud ja minu aeg ongi läbi. Ja nüüd ma annan sõna meie projekti juhile, professor Monika Suskevitsile, kes siis räägib, mis on selle projekti idee. Veebis kuuldakse hästi. Seda ütlesid. Kas veebist kuuldakse hästi? Jah. Kas saab, te need, kes on veebis, olge hea, andke vestlus chati teada sellest, kui teil on mingisuguseid probleeme. Ja meil on päris keeruline see asi, meil on nii ingliskeelne kui eestikeelne veeb olemas, nii et ka mõlemad pooled siis olge head, andke reaktsiooni, kui teil on mingid tehnilised asjad üleval, siis me püüame selle ära lahendada. Aitäh! Nii, tere! Et ma siis proovin jagada mõnda mõtet meie projekti idee kohta, millest see projekt on ja kuhu me siis soovime välja jõuda, vähemalt loodame välja jõuda selle 5 aasta jooksul. Et seda sisse juhatada, siis ma olen toonud siin mõned võib-olla sellised mõiste või termini tausta mõtted ka sisse. Et harrastusteadus tuleb siis inglise keelest ja see võeti kasutusele 90-ndatel ja sisuliselt see siis, sellel on palju erinevaid tõlgendusi, aga kui väga laialt võtta, siis see tähendab inimeste osalust uuringutes ja sageli siis pigem sellise aktiivse tähendusi loova osapoolena. Et inimestel on ikkagi mingi aktiivne roll enamasti nendes uuringutes ja see on siis nagu see põhiasi. Aga nagu te näete siit ka, et siin on palju selliseid võib-olla konkreetsemaid meetoditele või uuringu nagu suundadele vihjavaid märksõnu, nagu näiteks tegevusuuring või osaluskiss või elavlaborid aga on ka selliseid laiemaid, et võib-olla pigem koolkondadele või koolkondadele vihjavaid märksõnu. Et jah, see terminoloogiline taust on ka nagu lai. Ja kui nüüd tulla täpsemalt meie projekti juurde, et mis on meie huvi või miks me sellise ettevõtmise võtsime ette. Et Eestis ja ka laiemalt maailmas on hästi palju, järjest rohkem harrastusteaduse alaseid algatusi, tähendab siis projekte, pikemaid või lühemaid. Aga ei ole võib-olla teada väga hästi, et mis on nende seos keskkonnakorraldusega või mis on ka laiem ühiskondlik mõju või ükskõik milline mõju. Ja kui me kujutame neid ette seda 2 poolt siis sellise mudelina, et ühel pool on siis harrastusteaduse praktiseerimise mudel, et kui me saame mõelda, et inimesed saavad osaleda erinevatel viisidel, näiteks andmeid kogudes või siis andmete analüüsil ka osaledes või siis täiesti oma uurimisprojekti tehes koos teadlastega ja seda ellu viies. Et siis seda on ka võimalik erineval viisil teha. Ja teisalt siis keskkonnakorralduse osas meil on ka võimalik kujutada seda ette siis erinevate nagu etappidena, aga ka
võib-olla mõne muu nagu mõttemudeli abil. Et siis meie huvi ongi viia need kaks poolt kokku, et vaadata, mis siis on harrastusteaduse tegemise praktika, selle erinevad küljed ja siis, mis on väljendid. Ja kui nüüd näiteid tuua, et siis siin ongi mõned näited harrastusteaduse algatusest ja ma räägin nüüd siis Eestit puudutavast osast eeskätt meie projektis, et meil on ka laiem, et sellest ka natuke see aja pärast kohe. Et meie vaade siis on kahetine nendele algatustele, et üks on siis see vaade, et tahaks vaadata nende olemasolevate algatuste nii-öelda sisse, et need on siis näiteks erinevad vabatahtliku seire algatused, erinevad vaatlusprojektid, et neid on nagu see maastik on arvatavasti mitmekesine. Ja teine võimalus on siis joonise alumine pool, et sooviksime siis analüüsida selliseid juhtumeid või selliseid praktikaid, kus tegelikult võib-olla veel ei ole harrastusteaduse ideid erinevates valdkondades väga hästi nagu seotud, aga me sooviks siis vaadata seda, et kas see toimib, kus toimib ja mis võiksid olla siis ideed. Nii, ja projektist laiemalt siis, et projektil on ka selline laiem vaade, et on siis ülemaailmne uuring, ehk siis vaatame süstemaatilise kirjandusülevaate meetodil empiirilist kirjandust, see tähendab siis praktikasse puutuvat tegelikku elu analüüsinud kirjandust ja seda siis harrastusteaduse olemuse ja siis mõju kohta. Ja uute andmete osas me vaatame seda juhtumi uuringute ja tegevusuuringu meetoditel, et need siis aitavad tegelikku elu nende selles kontekstis analüüsida. Ja kuhu me siis loodame välja jõuda, ongi see, et nagu kahetine tulemuste pakett, et ühelt poolt on siis selline kogutud kirjanduse kaaristatud, sünteesitud kirjanduse nagu kogum, et millised on siis harrastusteaduse toimemehhanismid ja mõju keskkonnakorraldusele ja siis Eesti ja teiste seotud võib-olla primaaruuringute andmete koha pealt ka, et mis on siis näiteks harrastusteaduse andmekogude paremad sidumisvõimalused keskkonnaotsustega ja nii edasi. Ja lõpuks siis praktilised soovitused ka, ja töövahendid, et kuidas siis olemasolevaid harrastusteadusalgatusi saaks paremini korraldada ja siduda keskkonnaotsustega ja mis võiksid olla siin nii-öelda uued innovatiivsed ideed. Et selline mõte ja plaan. Leiame praegu aja, kui on. Toomas, tahate tõesti küsida? Parem on. Olgu, aitäh. Olgu, tänan. Tõepoolest, Monika on meiega siin kuni tänase päeva lõpuni ja te saate kindlasti küsida, kui te midagi täpsustada tahate. Nii, aga meil nagu alguses sissejuhatuseks rääkisin, et me oleme juba tükk aja tegelikult selle teemaga tegelenud niiviisi sahtlisse kirjutanud. Aga meil on sealt sahtlist ka juba tõusnud mõned doktoritöö kirjutajad ja Karmen on üks selliseid, kes kirjutab täpselt sellel teemal oma doktoritööd. Ja tema on uurinud seda, et mida meie keskkonnavaldkonna avalikud teenistused keskkonna harrastusteadusest arvavad ja sellest ta meile räägib. Ja, aitäh. Tere kõigile minu poolt.
ja just nimelt tutvustan siis ühte varasemat uuringut, mis me tegime Q-meetodiga ja kus me uurisime, kuidas avalikud teenistujad suhtuvad keskkonnateemalisse harrastusteadusesse. Ja avalike teenistujate all ma mõtlen Kliimaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri töötajaid. Ja miks me otsustasime, et avalikud teenistujad on need, kelle suhtumist uurida, on see, et me näeme, et keskkonna valdkonnas või avalikus sektoris on harrastusteadus muutumas aina tähtsamaks või tulemas aina rohkem pilti. Seda sellepärast, et esiteks meil on avaliku sektori enda poolt tehtud harrastusteaduse algatused. Keskkonnaagentuur on siin teinud palju erinevaid projekte ja on loonud keskkonnaportaali, kus saab näha erinevaid algatusi, mis tehakse avalikus sektoris ja koostöös ka ülikoolide ja MTÜ-dega. Siis meil on palju poliitikadokumente, mis mainivad harrastusteadust. Ma leidsin isegi selle aasta riigieelarvest, et Kliimaministeerium ja Haridusministeerium on vastutavad harrastusteaduse edendamise eest. Kahjuks ühtegi numbrit seal taga ei olnud, aga vähemalt see on välja toodud. Ja kirjanduse taustal, mida ma olin palju uurinud varem, selgus, et üks peamine takistus, miks harrastusteaduse andmed ei jõua keskkonnakorraldusse või keskkonnaotsustesse, on sellepärast, et avalikel teenistujatel on negatiivne suhtumine nendesse. Ja sealt tuli siis meie huvi uurida, kas see nii ka tõepoolest on. Ja me uurisime seda avalike teenistujate arvamust 3 teguri suhtes. Me tahtsime teada, mis on nende arvates harrastusteaduse eesmärk, kuidas nemad kaasaksid inimesi harrastusteaduse kaudu ja mis on harrastusteaduse kaasamisel väljakutsed ja võimalused ja millised on need, kui palju nende arvamust mõjutavad välised tegurid, nagu kolleegide suhtumine või organisatsiooni ülesanded või kui palju on organisatsioonil ressursse. Et see oli see, mille kohta me nende arvamust teada tahtsime. Ja me tegime seda sellise meetodiga nagu Q-meetod, mis on 5-etapiline meetod, kus kõigepealt me kogusime kokku võimalikult suure hulga väiteid harrastusteaduse kohta. Need olid siis varasematest intervjuudest ja teadusartiklitest. Valisime sealt välja 46, mis sai siis kohandatud meie uuringu konteksti ja vastavalt siis meie uurimisküsimustele. Ja siis testisime selle 20 osa või tähendab, viisime läbi 20 osalejaga Q sorteerimise, mis on väga kihvt protsess, mis teeb mu täielikuks fänniks selles metoodikas. Ehk siis me andsime nendele osalejatele, avalikele teenistujatele 46 väidet harrastusteaduse kohta. Näiteks, et harrastusteadus on praegu Eestis peamiselt ikkagi hariduslik tegevus. Ja siis siin näete te seda 3. joonisel fikseeritud jaotust. Seal on täpselt 46 lahtrit ja omavahel võrreldes need osalejad pidid need väited sinna tabelisse ära jaotama või sinna jaotusesse ära jaotama. Ja selle põhjal tegime me faktoranalüüsi ja saime 4 faktorit ehk siis 4 vaatenurka, mille vahel need osalejad jaotusid. Ja siin üleval pool kõikidele faktoritele me andsime nimed. Esimene faktor siin üleval on entusiastid. Need on inimesed, kes näevad, et harrastusteaduse andmed täiendavad juba ekspertide andmeid, neid saab kasutada keskkonnakorralduses. Nad kaasaksid inimesi isegi rohkem kui ainult andmete kogumisse ja nad on ka väliste tegurite suhtes nagu harrastusteaduste andmete kvaliteet. Nad ütlevad, et need probleemid on olemas, aga nad on väga lahendustele orienteeritud.
ja näevad, et harrastusteadus on väärtuslik nende organisatsiooni jaoks. Seal kõrval on propageerijad, kelle jaoks on küll harrastusteadus oluline keskkonnakorralduse jaoks või keskkonnaotsuste tegemise jaoks, aga peamise eesmärgina nad näevad ikkagi, et harrastusteadus on viis, kuidas enda teemasid näidata laiemale avalikkusele. Ehk siis näiteks hüdroloogia osakonnast inimesed soovivad tutvustada oma tööd avalikkusele ja näidata, kuidas nemad oma tööd teevad. Kuid selle kaudu nad näevad ikkagi, et see on pigem kasulik siis nendele vabatahtlikele, kes osalevad nendes harrastusteaduse projektides, sest nemad saavad uusi teadmisi juurde. Samamoodi on teise vaatenurgaga, kes on harijad, kes teevad harrastusteaduse projekte või näevad nende eesmärgina peamiselt seda, et inimesed saavad uusi teadmisi, kas sellest, kuidas teadustööd teha või seirata või siis lihtsalt konkreetse probleemi osas. Ja selles vaatenurgas inimesed on pigem skeptilised selles osas, kui palju me kasutame neid andmeid keskkonnaotsustes, vaid pigem jääksid selle juurde, et me teeme neid andmekogumisi selleks, et lihtsalt inimeste teadlikkust tõstada, me ei pea pärast neid keskkonnaotsustes kasutama. Ja samasugusel arvamusel on ettevaatlikud alalhoidjad. Nad kasutaksid või ideaalis näevad, et kunagi harrastusteaduse andmed võiksid olla osa meie keskkonnakorraldusest, aga praegu nad näevad väga palju piiranguid, nad on väga mures selles osas, milline on nende andmete kvaliteet ja nemad olid ainuke vaatenurk, kes kaasaksid inimesi ainult andmete kogumisse, et ühtegi teise etappi nad vabatahtlikke ei kaasaks. Ja mis sellest meie uuringust uudsena võib-olla veel välja tuli, oli see, et avalikud teenistujad jagavad harrastusteadlasi Eestis kaheks. On süstemaatilised panustajad, ehk siis need, keda juba avalikud teenistused tunnevad kas või nimepidi, nad pidevalt lisavad oma andmeid või nad on läbi näiteks ornitoloogia ühingu juba tuttavad ja neid usaldatakse rohkem. Ja on siis sellised esmakatsetajad või kes osalevad mingites kampaaniates või näevad mingit liiki ja siis tuleb mõte pähe loodusvaatluste andmebaasi oma vaatlus lisada, aga kelle suhtes ollakse ettevaatlikumad. Ja iga selle vaatenurga osas me oleme andnud soovitused, et nende vaatenurkade esitajatega suhelda, et vähendada võib-olla seda erinevust nende vaatenurkade vahel. Näiteks siis seda, et näiteks harijate puhul nad ei oska isegi kujutada ette neid näiteid, kuidas harrastusteaduse andmeid saaks kasutada keskkonnakorralduses. Samas meil on entusiastid, kes toovad välja, et nad juba kasutavad neid andmeid. Ehk siis need omavahelised suhtlemised, üksteiselt õppimised aitaksid oluliselt vähendada neid erinevusi, mis meil nende vaatenurkade vahel on. Ja kõige olulisem ikkagi siin, et need andmed keskkonnakorraldusse jõuaksid või harrastusteaduse tulemused oleksid arvestatud, on ikkagi see mugavus, ehk siis neid andmeid ei minda otsima erinevatesse andmebaasidesse, see on hea, kui see on koondatud ühte andmebaasi ja samuti avalikele teenistujatele on oluline, et ka strateegilistes dokumentides mainitakse seda, et harrastusteadus on suund, mida me toetame selleks, et üldse need inimesed oleksid huvitatud harrastusteadust oma töös rakendama. See on minu poolt kõik. Aitäh!
suur tänu. Kas on mõni selline küsimus, mida peaks kohe praegu küsima? Toomas, sina ei tohi küsida. Olgu, väga hea. Hoiame aega järgmiste ettekandjate jaoks. Suur tänu. Ja nüüd on järg ingliskeelse ettekande jaoks Taru Peltola, kes on Ida-Soome ülikooli ja Soome Keskkonnainstituudi töötaja, aga nüüd natuke teeb ka meile tööd. Tema siis räägib sellest kogemusest, mis temal on eeskätt siis Soomega seoses ja meie projekti kontekstis. Ole hea. As well. I guess the system started working now. Yeah, it's lovely to be in Tartu again. It's years actually since the last time, but the topic was the same, so citizen science. So in that sense, good to be back as well. Today, I'm going to bring some insight from Finland, from water monitoring context specifically. I'm drawing from a research project that we have been running for a past few years, and now the project is coming towards the final phases. And well, I will actually introduce the project itself a bit later, because I thought I might start with a little broader discussions on citizen science, addressing the relationship between citizen science and environmental decision making. And here on the first slide, I put a picture I like a lot, because it kind of captures very well the potential of citizen science concerning the environmental policies and environmental decision making. So it promises to make decision making more open and more transparent and more inclusive throughout the different phases of the policy cycle, from the problem definition to policy formation and implementation, and then policy evaluation. So lots of promising starting points and lots of ideas how citizen science can benefit decision making. But then at the same time, there's also broad literature discussing the citizen science in a little bit more critical tone. And I'm not going to go through this long list, but maybe point out two specific issues here. It seems that natural scientists are more concerned, or mostly concerned, on data quality issues. So that's perhaps one obstacle that prevents people from taking advantage of citizen science, the fears that the data is not useful. And then social scientists, on the other hand, they tend to be concerned about the power relations and the hierarchies that remain intact, even though citizen science is supposed to be inclusive and participatory. So this tension between the potential of citizen science and then these challenges formed also the starting point in our project. The project was or is called Public Science for Sustainable Living Environments, and we've been actually working in two different thematic fields during this project to address this issue, whether citizen science could be exploited better or could be used better for environmental decision making. The first theme concerned sustainable food environments,
And we were experimenting with ourselves, with social scientific citizen science methods, photo voice in particular. But today I will focus on this latter theme, this water monitoring field, where we have been carrying out research about an existing citizen science initiative called Lake Sea Wiki platform. This platform briefly it's a web service that was actually initiated by some active citizens interested in water monitoring, but nowadays it's run and maintained by the Finnish Environment Institute, so my background institute. And basically it contains of different web pages for every Finnish lake, and Finland is called the land of 1,000 lakes, so there is quite many web pages which people then submit data about and write even stories about the lake, so it kind of allows different forms of knowledge to be used and gathered. There's a very active group of these wiki observers, as we call them, very committed group of people. And in this sense, it could be said that it's a kind of a very typical citizen science, that there are very knowledgeable people who and very motivated people who work as volunteers. But then there is this dimension to it, that it's been launched from the initiative of the actives themselves, and this may be the reason that the decision makers haven't really taken advantage of this community and the site. So the potential is unharnessed, and we started exploring this. Why is it so, and what could we do to acknowledge the value of this site a bit better? We brought them together. We first made a survey. We asked the active observers what motivates them, and then we asked the water monitoring experts at the Finnish Environment Institute about their perceptions and experiences of collaborative science. We organized a workshop then based on the survey results, and then also after that allowed people to comment the results. And I will share a few observations from this data to you now. So first of all, we found out that these wiki observers, they have really altruistic motives for their work, especially the willingness to help research, even though the data is not used for research properly. So that was the key motivation. There are people who are interested in environmental change, and they also think that they are serving other people when they are collecting these data. So these are the primary motives for the volunteers. Now if you can switch the slide to the next one. Stuck. No. I see a different picture here. The one which is yes, that's the one. So when we then asked our water monitoring experts, how do they see the value of citizen science? So they could recognize many ways in which this citizen activity could benefit their work. Citizen science could be a way to make quick overviews of water quality changes, complement the official databases. It could also be used for environmental education and testing new observation methods. So the experts, even though they are not taking advantage of the existing platform, so they recognize the value.
Then next one. Then we also observed some interesting divergences, differences. When we asked the active volunteers what are they monitoring, so they said that the most important issue for them to follow is that the blue-green algae blooms, which is an indication of the poor water quality. They also measured some temperature, and they like to do photographs. But this is very different picture from when we asked the experts that what do they think are the most suitable topics for citizen science monitoring in water. So they mentioned the freezing of the lakes and breaking up of the ice cover, littering, but these were not anything that the volunteers would observe at the moment, at least. Temperature was the only thing that was mentioned by both. And what came to the least suitable topics, according to the expert, was eutrophication linked to the blue-green algae blooms. So there was this kind of a discrepancy in what is the reality and what are the expectations of the experts. And this might bring the next topic and slide, which concerned the data quality issues. Yeah, now it's working. The data quality emerged as an issue as a common topic between the both parties. The experts considered explicitly that poor data quality could be an obstacle for using citizen science more. But then, this came especially through from the workshop, when we discussed with the wiki observers, the volunteers. So they actually had very good insight about factors influencing data quality. So in a way, in the workshop, some sort of common understanding about the significance of data quality started emerging. And in the workshop, both the experts and the volunteers, they started innovating and inventing many suggestions for how to improve the data quality. Some examples of the solutions they were able to come up. So they were envisioning that joint planning of training events, joint planning of materials and instructions could help here. Planning together the forms for data collection could be one option. Then people even envisioned that maybe we could offer better quality monitoring equipment, for example, through the Finnish library system, which is very broad. And then they were also planning data collection campaigns to activate new observers and make the citizen science more known to a broader population of potentially interested parties. So coming to the conclusion from this process, perhaps is that maybe we should co-create citizen science more, because it's more typical to kind of design citizen science practice from the scientific perspective, top down in a way. But here we obviously were able to identify some points how co-creation of the practice could lead to better environmental monitoring. But it requires some things. It requires that we recognize the knowledge and experience that the volunteers might have. It's also about acknowledging their motivations, their concerns, for example, considering the local environment. They are interested in that, so that's a very good point to take into account, not just the average trends that the experts are usually interested in. It requires resources for coordinating all these joint activities.
community building. It doesn't come naturally. You have to put effort on that. And it's finally also about acknowledging what people have achieved. So in this case, for example, people have really achieved this platform that brings together people, and it's a bit like sad if it's not recognized as a valuable tool by the researchers. Okay, I hope I didn't take too much time. No, thank you. Nii, aga nüüd ma arvan, et võib küsida küll. Kas tekkis mõni selline teema, mida küsida? Peeter. Thank you for the presentation. I'm Peter. I'm from Tallinn Technical University and I'm studying civil servants and their behavior. So my question is about that. I think these recommendations or these ideas make a lot of sense. I mean, how responsive were the public administrators in adapting those, and did they see any obstacles or perhaps opportunities or pathways of getting more of this into public administration? Yeah, I'm afraid we haven't reached that stage yet. So our process kind of ended here when we had the workshop and then had a round of commenting, and now we are busy trying to find ways of now we've got our experts hooked in a way, and we want to keep them there. So we don't want them to kind of think that, okay, this was a nice one-shot workshop and now we can go back to the normal work. But yeah, it's and that might be one of the bottlenecks actually, that people see the value and they see that many things could be done differently and many things could be done together. But yeah, keeping that spirit going on, I think that's a challenge still. So I'm sorry I couldn't answer your question in a way. Thank you very much. Suur tänu. Kas veel on mõni küsimus? No questions more? Ei ole. Kiitos. Thank you. Kiitos. Nii, ja nüüd meie selle tiheda ploki lõpetab. Lõpuneljandik on siis Timo Kark, kes loodushoiu nii-öelda avaliku sektori poolt siis kirjeldab, millised need lootused või ootused selle projektiga seoses võiksid olla tema perspektiivist. Nii, ja tere päevast ja aitäh Mart kutsumast. Võib-olla natuke ootamatu küsimus, et mis on selle konkreetse projektiga seoses minu ootused. Ma kõigepealt natukene jagan Eesti kogemusi, mida me teinud oleme Eestis, mis on võib-olla need edukamad näited ja miks see riik üldse panustab kodanikuteadusesse, miks ta üldse tegeleb sellega. Ja siis lõpupoole võib-olla mõned sellised mõtted ka, et mis riigi vaatest võiks olla oluline. Olen ise hetkel Kliimaministeeriumis elurikkuse kaitse osakonnas, aga pikalt töötanud ka Keskkonnaagentuuris. Ja Keskkonnaagentuur on üks nendest riigiasutustest, kes seda teemat tõesti eest veab. Keskkonnaagentuuris me tegelesime ka sellise äpiga nagu loodusvaatluste nutirakenduse väljatöötamisega. Riigi mobiilirakendus, mis võimaldab vabatahtlikel vaatlusi esitada. Seal sai koostatud ka selline tegevuskava, mis kaardistaks järgmised sammud ja tegevused, mida riik peaks tegema selleks, et kodanikuteadust veelgi edendada ja vabatahtlikke kaasata erinevatesse programmidesse. Võib-olla siin mõni hiljutine näide, et meil on maa aasta käimas ja hetkel meil käimas ka roomajate kaardistamine. Et kui riigil on olemas selline loodusvaatluste nutirakendus, siis tegelikult on olemas veel Plutov, mis on ka ülikooli tehtud rakendus.
oli aastaid, kus me igaüks tõmbas seda tekki natuke enda poole, sest igaüks tahtis enda seda rakendust rohkem promoda. Aga me lõpuks oleme jõudnud ka selleni, et tegelikult ei ole vahet, millist rakendust või süsteemi vabatahtlikud kasutavad, peaasi, et nad esitavad neid vaatlusi ja peaasi, et need vaatlused kuhugile jõuaksid, et neid saaks kasutada. Sest me kõik käime väljas igapäevaselt, me kõik teeme vaatlusi. Mõni teeb vaatlusi, kirjutab vihikusse, mõni jätab need pähe, aga aina rohkem on neid inimesi, kes hakkavad neid vaatlusi ka süsteemi esitama. Ja kui Karmen ütles, et siin on 4 erinevat tüüpi inimesi avalikus sektoris, siis mina olen selline lõhestunud isiksus, ma tundsin igas ühes ennast ära. Et mulle meeldiks öelda, ma olen selline promootor ka natukene, et tõesti seda äppi sai eest veetud, selle hanke mina korraldasin, ma olin lähteülesande koostamise juures, ma olen ise aktiivne kasutaja, ma räägin kõikidele tuttavatele, vaadake kui lahe äpp, laadige alla. Teiselt entusiast ja promootor, ma tahaks olla selle ülemises otsas, jah, ma arvan, et ma olen seal. Aga jällegi mul on teatud skepsis, et ka nende andmetega tihti peale, et loomulikult andmed peavad olema kasutatavad ja väga lihtne on siia sisestada ka valeandmeid, kas tahtmatult või tahtlikult. Meil on siin näited, kus Võrtsjärve muuseumis sisestati haugivaatlus. See oli tegelikult topis. Kui ma olen pahatahtlik naaber ja mul on, ma ei pea olema pahatahtlik, kui mul on isekas naaber ja mu kodu lähedal on metsatukk, ma panen kassi-kaku vaatlusi iga päev, ma arvan. Lihtsalt, et see mets säiliks. See on isiklik huvi, loomulikult ma tahan elada metsatukas näiteks. Aga tegelikult selleks, et neid kasutada saaks neid andmeid, need peaksid olema valideeritud, need peaksid olema kuidagi kontrollitud ja see on see võib-olla väljakutse. Ja me oleme sellesse hästi palju panustanud, et kõik need vaatlused, mida äpi kaudu esitatakse, me ka kontrollime üle, mitte alati looduses, aga ka süsteemis, et kas tundub üldse loogiline, et see liik võiks seal olla. Ja liigiekspertidega meil vastavad kokkulepped. Aga antud juhul ma tahtsin veel rääkida sellest, et jah, kõik meie roomad on ju kaitsealused liigid, me kõik oleme näinud neid, aga alati ei ole seda teaduslikku infot või üldse infot, et kuidas siis see levik Eestis on. Ja näiteks vasskussi puhul on hakatud mõtlema selle peale, et kui nad on leviku piiril, siis võib-olla meil hoopis 2 liiki vasskussi. Et idavasskuss ja harilik vasskuss. Ja vasskussil läheb tegelikult meil üsna kehvasti ja kui nüüd me ütleme, et meil hoopis 2 liiki ja mitte 1 liigi asemel, siis on neid veel vähem numbriliselt seda 1 liiki või 2 liiki. Ehk siis selle kampaania mõte on ka saada teada, kas meil on siis 2 vasskussi liiki või ainult 1 ja kuidas tal siis läheb. Ja selleks on väga lihtne moodus, tuleb teha pilt ja siis eksperdid saavad selle pealae pealt siis hinnata, et kumma liigiga tegemist on. Jällegi, harilik siil, kõik teame, oleme näinud, aga kui palju on tegelikult ametlikku infot selle kohta, kuidas ta on levinud. Keskkonnaagentuur koostas aastaid, valmistas ette Euroopa imetajate atlast, mis nüüd sai ka esitatud, seda tehakse eelmärk 10 aastat tagasi, nüüd iga 10 aasta tagant seda uuendatakse. Ja nii me nägime ka, et 10 aastat tagasi Eestis ei olnud šakalit, nüüd on ta levinud Eestisse, eks ole. See on nagu selle leviku kaardi koostamise üks mõte, et näha, kuidas liigid on levinud. Ja näiteks siili pool, jah, ega ta justkui võiks olla üle Eesti hästi levinud, aga infot on üsna hektiliselt. Ja selliste projektide, selliste kampaaniate raames me seda infot kogu aeg kogume juurde. Alati me ei kasuta neid ju otsuste tegemisel. Et antud juhul me ütleme, me koostame tegelikult levikukaarti. See ongi asi, see on tulem, me jagame seda, me saame lisainfot. Et alati ei pruugi seda, ei olegi vaja seda infot kasutada otsuste tegemisel. See algatus võib tulla ka hoopis kuidagi teisest kohast, et jah, Kristel Rosee-Bachmann töötas tollel hetkel ja töötab jätkuvalt Keskkonnaagentuuris. Aga ta tuli selle idee peale siis, kui ta õppis Tartu Ülikoolis, oli magistrant, täna ta seal doktorant, ja ta pani tähele, et väga tihti ta näeb enda maja ümbruses surnud linde. Ja ta tahtis selle teemale kuidagi tähelepanu pöörata. Ja koostöös siis Keskkonnaagentuuriga me korraldasime sellise kampaania, et kui te märkate hukkunud linde kuskil hoonete lähedal, andke teada. See on ühel poolt nagu teadlikkuse suurendamise kampaania, aga teisalt ka me pöörame tähelepanu mingisugusele probleemile ja võib-olla me saame siis ka pakkuda välja lahendusi. Minust on väga tore näide oli ju see Väikese Väina teema, kus kohalik elanik aastaid sõitis üle Väikese Väina tammi ja nägi, et luiged hukkuvad elektriliinides ja teised linnud. Ja pööras selle probleemile tähelepanu, jah, see võttis aega, aga tänaseks on need liinid sealt ju likvideeritud ja probleem on ka lahendatud. Et need algatused võivad tulla, ei pea tulema riigisektorist, aga oluline, et riigisektoris info jõuab, see murele tähelepanu pööratakse ja siis saab midagi ka teha.
Konkreetselt, miks me veel teeme seda? Keskkonnaagentuuri ülesanne on korraldada riiklikku seiret. Riikliku seire eelarve on piiratud. Me teeme selle vähese eelarvega, mis meile on ette antud, väga palju. Ma ei tea, kui te ei tea, siis eluslooduse riikliku seire eelarve on 366 000 eurot aastas. See on palju vähe, aga arvestades, mida kõike tuleb seirata, on seda maru vähe. Ja just hetkel on koostamisel üle Euroopa, riigid koostavad tolmeldajate seire kava. Ja näiteks Soome, kui nad nüüd rakendaks oma ainuüksi seda tolmeldajate seireprogrammi, nende riigi seire, see konkreetselt tolmeldajate seiretöö eelarve oleks 400 000 eurot peaaegu. Ehk siis kogu meie riigi elurikkuse seireprogrammi eelarve oleks nende ühe väikse seiretöö eelarve. Aga selge see, et nad ei suuda seda ideaalis rakendada, et nad teevad seal mingisuguse kesktee. Aga see on näide sellest, et kui lihtsasti saaks kaasata ja saabki kaasata vabatahtlikega riiklikusse seiresse. Et Saarmas on üsna hästi levinud liik. Selleks ei pea üldse looma nägema. Enamasti välitöödel ei nähtagi looma, kas see on siis nähakse väljaheiteid, nähakse tegevusjälgi, kuuldakse hääli. Ja vabatahtlikke me kaasasime Saarma seiresse eelmisel aastal ja meil on olemas riikliku seirepunktid, kaardi peal on kenasti ka näha, et ühel jõelõigul on üks põhipunkt ja 2 abipunkti, et piisab sellest, kui sa seal, ja need on hästi ligipääsetavad ka, et piisab sellest, kui sa autoga sõidad, näed, et näe, sild läheb üle jõe, ma peatun korra auto kinni ja vaatan, kas silla all on väljaheiteid või jälgi. Ja selle saab lihtsasti panna äppi ja ongi andmed esitatud ja inimene on saanud panustada riiklikusse seiresse. Lindude rõngastamine, natuke teistmoodi lähenemine. Kablis on meil riiklik linnuseirejaam, meil on ka Matsalus on rõngastuskeskus. See on pisut keerulisem selles protsessis kaasa lüüa, sa pead taotlema loa, sa pead läbima koolituse, aga see on ka loogiline, sest kui sa linde käsitled, siis on oht neid vigastada, et siis inimene peab olema ette valmistatud, kui ta tahab selles programmis kaasa lüüa. Aga see on jällegi võimalus ise teadust teha, linde püüda, rõngastada ja selle kohta ka siis info riigile esitada. Ja me igaüks, kui me näeme rõngastatud lindu, siis selle info me saame ka esitada ja läbi selle panustada vabatahtlikena seiresse. Mida veel? Miks on hea, kui meil on silmapaare rohkem kui ainult need riigiametnikud või ametlikud seirajad? Igal aastal meil on võõrliigid, mis väga hästi levivad. Ja siin pildi peal on näha ka näiteks pesukaru, mis paljude inimeste meelest on väga armas ja nunnu loom, mida ta kindlasti ongi. Aga meie loodusele saab ta kindlasti olema väga suure kahjuga tegelane, kui ta siia jõuab. Ja mida kauem me suudame teda loodusest eemal hoida, seda parem. Täna ta on juba Leedus olemas. Saksamaa räägitakse, et neid on miljoneid ja ta on väga kiire liikumisvõimega liik, kasutades ka autotransporti, mitte küll ise roolides, aga kuskil kärus või kuidagi auto all. Et see on, nii nad liiguvad või rongidega. Et tõenäoliselt on aja küsimus, millal ta Eestisse jõuab. Ja mida varem me saame infot, seda kiiremini me suudame ka reageerida. Meil on väga hea kommuun on jahimeeste näol. Neid on palju, nad käivad palju väljas. Täna on meil kõigil kaamerad, rajakaamerad, need on igal pool. Ehk siis, kui me näeme mõnda on väga suur tõenäosus, see võõrliik jääb kuhugi kaamerasse. Kas siis kabehirve näol või mõne muu hirve näol, kes on siin võõrliik. Ja loomulikult muud võõrliigid nagu karuputk, pargitatar, et seda infot saab riigile esitada ja riik saab planeerida ka tõrjetegevusi. Et siin võib-olla üks selline, see on küll Keskkonnaagentuuri video, aga sellised rajakaamerad, mida Keskkonnaagentuur kasutavad väga paljud jahimehed. Ja konkreetselt, kui me räägime ulukiseirest, siis jahimehed, neil on kohustus esitada andmeid, aga jahimehed koguvad ka väga palju lisaandmeid, mida nad siis ka esitavad, kasutades jahi infosüsteemi. Et me täna räägime paberivaba jahindusest ja eesmärk on, et kõik jahiandmed saaksid süsteemi, et mitte paberikandjal. See lihtsustab ametnike tööd, aga siit oluliselt lihtsam on hinnata näiteks suurkiskjate arvukust, karude arvukust või huntide arvukust piltide ja videote järgi kui lihtsalt paberiankeetide järgi. Ja see on ka konkreetne tõestus, kui palju neid on, et ei ole kuskilt välja imetud numbrid, et me saamegi video pealt vaadata ja eristada neid karjasid. Nii. Jällegi teistlaadne kogemus, et ei ole selline aktiivne vabatahtlike kaasamine seiresse, aga LIFE projekti raames teadlased märgistasid Narva jõel kalu.
jah, see on nagu tegelikult nagu vabatahtlike ja teadlaste kokkuviimine, et teadlased märgistavad, aga kui vabatahtlikud püüavad selle kala välja, siis neil 2 varianti, kas ta peab selle kala pannile ja viskab selle märgise minema või ta laseb selle kala tagasi vabadusse, teeb pildi sellest märgisest ja annab selle teada RMK Põllula kalakasvatusse, kes siis saab kirja panna, et kus see kala püüti ja teadlased saavad hinnata, kui kaugele see kala on liikunud, kus ta vahepeal peatunud on, näiteks kui on mitu korda püütud. Et on olemas passiivmärgised ja aktiivmärgised, hetkel just passiivmärgiste puhul. Et on just hiljaaegu nägin Facebookis, keegi jagas pilti märgistatud tuurast ja siis keegi kirjutas, aga miks ma peaksin esitama? Ameerikas saab sellest kõvasti nänni, kui inimesed esitavad infot märgistatud kalade kohta, et meil Eestis ei saa ju mitte midagi. See on ka vale info, tegelikult saab. Kui sa saadad selle RMK-sse, saad ühe landi, saad 5 eurot saatmiskulusid, antakse tagasi. Aga tegelikult ei peaks eesmärk olema nagu see, et ma tahan midagi vastu saada. Et see eesmärk peaks olema see, et ma sain panustada teadusesse, et ma sain ka midagi teha. Et kuidas selleni jõuda? Siis, nüüd ma olen hästi palju keskendunud eluslooduse seirele ja siin on üks näide nüüd Tallinna Ülikooli ja ka ministeeriumi koostööst, et on üks selline veeprojekt, et miks vett seirata. Et Tallinna Ülikooli tudengid töötasid välja idee, töötasid välja ka lahenduse, kus igaüks võib minna kas allika äärde, veekogu äärde ja teha sellest pildi. Ja panna see pilt süsteemi, mida teadlased saavad siis võrrelda ühel erinevatel aastaaegadel sama veekogu. Et siis vaadata piltide pealt, et milline see veekogu välja näeb, kas on seal mingisuguseid muutusi. Ja samal ajal hakkas käima üks LIFE projekt, mida veab Kliimaministeerium, kus on ka Keskkonnaagentuur kaasatud. Ja nad tegid siis ülikooliga koostöös uue kodulehe ja selle projekti raames siis võimendatakse kogu seda projekti ja programmi. Et on võimalik ka veekogusid niimoodi seirata ja ma tean, et on olemas ka näited, kus veekogudesse on pandud need mõõtelatid ja selle asemel, et see konkreetne inimene peaks regulaarselt seda mõõtelatti külastamas käima, ta saaks ka ise, need, kes iganes käivad seal veekogu ääres, saavad teha pildi ja edastada seda info, et kui kõrgel siis veetase oli tollel ajahetkel. Tänapäeval on igast QR-koodid ja muud võimalused ka, kus saab hästi lihtsasti infot esitada. Ka ilma võib vaadelda, me kõik vaatleme ilma ja räägime ilmast iga päev. Kes kirjutab vihikusse, ma tean, minu elukaaslase ema kirjutab, tal on hunnikus vihikuid ilma vaatlustest. Aga need ei jõua mitte kusagile, et need on tal kapisahtlis ja mitte kusagile ei jõua. Aga Keskkonnaagentuur on ka esimene riigiasutus, kes tegi Ilm Plus äpi ja läbi selle saab esitada oma ilmavaatlusi. Nii, 1 minut on jäänud. Siin hästi oluline, et kui me vabatahtlikke kaasame, et meil oleksid mugavad abivahendid, et mitte keegi ei viitsi täita neid pikki ankeete, esitada neid paberkandjal kusagile, teha pilte, PDF, et kui sa saad selle pildi teha, 3 välja täita ja ära esitada, tehtud, ma arvan, et siis on inimene ka rohkem huvitatud sellest. Aga jahisest ma ka rääkisin, Bluetooth, minu jaoks ei ole vahet, on see Bluetooth, LVA, peaasi, et inimesed tahavad teha, tahavad sisestavad ja jagavad seda infot. Ja minuti ma võtame selle, et need 5 jutupunkti või 6, mis ma siin, mida sa tegelikult Mart ootasid, on ju võib-olla. Et küsimus on andmete usaldusväärsuses, et igal pool ei saa neid andmeid kasutada, kuigi tahaks. Ja kui me tahame neid kasutada, siis me peame neid ka kuidagi valideerima. Et ma arvan, et see on see võtmekoht, nii nagu ka Taru välja tõi, et kui me saame andmed, kui me usaldame andmeid, siis me saame neid ka kasutada. Et see küsimus oli üldse selles, kas riigisektor tahaks neid kasutada. Muidugi tahame. Et aga kas me saame, on ise küsimus. Ma arvan, et hästi oluline, et meil oleks tugev võrgustik, siis me suudame seda ka paremini üldse erinevad kampaaniad teha ja neid inimesi kaasata. Ja seesama Šveitsi projekt, mida nüüd Keskkonnaagentuur ka veab Lauri Kleini eestvedamisel ja Liisa on siin, et sinna see sisse kirjutatud, et me tugevdame Eestis vabatahtlike võrgustikku, me loome need kontaktisikud, või mitte loome, me leiame need, toome nad kokku, me korraldame seminare, inimestel peab olema huvitav, neil peaks olema põhjust kokku saada, jagada infot, üksteist motiveerida. Aga pahatihti jääb see tegelikult üldse rahastuse taha, mitte see, et keegi ei tahaks teha, aga meil pole rahastust piisavalt, et inimesi kokku tuua ja sellega nagu järjepidevalt ka tegeleda. Täna on päris mitmed asutused korraldavad erinevad kampaaniaid, mis on tore iseenesest, aga võib-olla peaks olema see veel kuidagi kesksemalt koordineeritud, et see
harrastajate hulk, kes meil siin Eestis on, see ei ole liiga suur. Meil on päris tugev grupp, ma ütleks ikkagi, et väikese riigi kohta meil on väga palju vabatahtlikke, aga kui me suudaksime seda koordineeritumalt teha, siis me võib-olla me ei koormaks neid üle erinevate projektidega ja kampaaniatega, võib-olla suudaksime paremini ajatada. Püsiv rahastus, selle ma mainisin ära. Jah, initsiatiiv võiks tulla üldse kogukondadest. Inglismaal on veeseire antudki tegelikult kogukondade kätte. Nad ise on huvitatud sellest, et nende veekogud oleksid puhtad. Riik ei pea käima seal seiramas ja tulema neile pähe suruma seda, et hakkame nüüd veekogu puhastama. Nad ise tahavad seda, et veekogu oleks puhas. Nad ise jälgivad selle puhtust, neil on olemas mõõtevahendid ja kui midagi hakkab kuskilt paigast ära minema, nad kohe annavad riigile teada. Nii võiks olla meil ka mõni projekt. Lihtsad lahendused, äpid ja andmete kasutamine otsuste tegemisel, et ma arvan, et see ongi see, kuhu me jõuda tahame välja, et aina rohkem neid kasutada. Ja aitäh! Väga suur tänu. Kas on mõni küsimus, mida tahta küsida? Veebist on juba tulnud üks küsimus üle veebi. Et kas on teada, kas on riiklikele ja vabatahtlikele harrastusseirajatele korraldatud Eestis mingeid ühiseid koolitusi? Kas on teada? Me oleme nende kampaaniate käigus eelnevalt, näiteks kui me oleme nende kahepaiksete seirekampaaniad, me oleme vabatahtlikke kaasanud ka kahepaiksete seiresse ja alati igal kevadel me teeme eelnevalt ka sellised õuepäevad või väliõppepäevad. Ja olemas on ka infomaterjal, mida inimesed saavad lugeda, et alati nendel meil kodulehel on olemas ka see infomaterjal, kuidas eristada rohukonna, eks ole, kuidas arusisalikku eristada, eks meil teise, mis ta nüüd ongi meil? Kivisalik, just, nii. Aga ma arvan, selle Šveitsi programmi raames, kuidas on, Lauri? Tule meil, Liisa, on meil koolitused tulemas, eks ole? Mitmele teemale tasub loodusveebi jälgida. Et meil on mitmele rühmale koolitusi või õppepäevi tulemas ja tasub jälgida infot loodusveebist ja tulemas on ka õppevideosid, et vaikselt me seda infot sinna loodusveebi siis lisame. Seda ettekannet ettevalmistades ma vaatasingi, et loodusveeb on hästi palju muutunud ja just need harrastusteaduse projektid on sinna kenasti koondatud ja väga hea ülevaade on, et soovitan tutvuda. Suur tänu. Piret? Tere, Piret Pungaskov, Eestimaa Looduse Fond. Mul on küsimus selle kasutusmugavuse kohta, et LVA loodusvaatluste see äpp on väga tore ja samamoodi see Pluto F-Go. Aga ühel on vaja sisse logida niimoodi, et kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d ja teisel on kasutaja nimi. Ja ma mõtlesin, et kas sellist nagu õpiäppi oleks võimalik juurde mõelda, et väikeste lastega minna harjutama ja kus oleks ilma igasuguse kasutaja nime ja mobiil-ID-ta võimalik siis proovida seda, kuidas see vaatlemine käiks. Ja tegelikult sa pöörasid tähelepanu väga olulisele teemale, mida ma tahtsin ka puudutada. Et eriti hea oleks, kui need lahendused võib-olla tulekski väljastpoolt riigisektorit, sest just sellel põhjusel, et siin kaasnevad tihti need piirangud ja nõuded. Kui riik tahab teha mingi IT-süsteemi, siis seal on teatud turvanõuded, millele see süsteem peab vastama ja just sellel põhjusel need Smart ID ja mobiil-ID-ga peabki sisse logima. See oli meile endal ka natuke ebameeldiv üllatus, kui me äppi arendama hakkasime. Me mõtlesime ka, et tuleb lihtne äpp, me paneme algklassi õpilased saavad seda kasutada, õpetajad viivad lapsed loodusesse, nad koos vaatlevad, koos sisestavad. Ja mis see välja tuli, eks ole, alates 14 eluaasta ja tükk aega on öelda, kes ei ole üldse Smart ID-d kunagi kasutanud. Aga tänu sellele mina laadisin Smart ID alla ja õppisin selle kasutamise ära. Ja mul on seda mujal ka vaja läinud, seda Smart ID-d. Tegelikult oli päris tore ja praktiline minu jaoks. Aga meie vastuse võlgu, eks me proovime tänasedki süsteemid töös hoida ja kui vähegi võimalus on, siis jõuame äkki selleni ka. Nii, väga suur tänu. Kaja, küsi nüüd kohvipausi. Aitäh. Tähendab, meil on nüüd 25 minutit aega. Suur tänu. Ja. 25 minutit. Ei, ma annan seda. Et meil on nüüd 25 minutit jäänud aega kohvipausi jaoks ja peale seda me läheme edasi siis töötubadesse.
kus siis on võimalus, eks ole, küsida spetsiifilisi ja veel vahepeal tekkivaid küsimusi või avaldada arvamusi. Aga nüüd ma räägin, kuidas asi käib. Nüüd enamus teist on ennast juba ette registreerinud mingisugusesse töögruppi. Neid on meil 3, eks ole. Nagu te teate, kõige lihtsam on need, kes räägivad võõrkeeles. Et need kasutavad ingliskeelset gruppi. Gruppi juht on siin, Joanna Story, doktor, ja need jäävad siia sellesse ruumi. Siia. Või ka need eestlased, eks ole, kes tahavad harjutada vastavaid oskusi. Edasi, nüüd need, kes on sellised praktilisemate huvidega inimesed, kellel on seiramise kogemused ja kes tahavad senist kogemust jagada või vahendada või edendada, need siis lähevad Ivar Ojaste ja Veljo Runneliga ruumi 220, mis on niiviisi, et siit kohviruumist läbi ja siis mööda koridori nii kaua, kuni tuleb 220 vastu ja seal on ukse peal silt ka. Nii, ja nüüd need, kes on tuleviku vaatajad, nemad siis saavad kokku Peeter Vihmaga ja Maie Kiiseliga, mõlemad siin olemas, nemad lähevad kohvitoast läbi ja kohe vasakule. Ja seda siis nüüd 25 minuti pärast. Olge head. Ja siis, kui te olete see annab nüüd teil jällegi aega 1 tund, täpselt nii kaua, kui me juba siin olime. Ja sealt siis tulge tagasi siia, siin me oleme veel pool tundi ja siis lähme lahku. Aitäh! Nii, tervitus jälle suures ruumis, suurde ruumi, tere tulemast. Ma põgusalt jälgisin kõiki gruppe, väga sisulise töö oli igal pool. See grupp, mis veebiosalust ka nagu toetas, et ainuke asi, mis väike tagasilangemine võrreldes ütleme ettekannete osaga oli see, et veebiosalus seminari töös oli võib-olla natuke vähem tähelepanuväärne. Aga nüüd ongi siis jäänud meil üks kokkuvõtmise jagu, kus siis me organiseerime niiviisi, et töögrupi esindaja, keda te siis ise teate, kes teile kõige paremini oskab seda asja kokku võtta, lühidalt mitte rohkem kui 5 minutit, siis võtab kokku, mis nagu kõige olulisem töögrupist välja koorus. Teeme seda siis ka niiviisi, et need, kes olid töögrupi osalised, kui midagi nagu jääb märkimata, et saavad veel juurde öelda. Ja siis võtamegi kogu meie tänase sündmuse kokku. Monika siis lubas reflekteerida seda natukene. Nii, võtame vabatahtlikkuse alusel, kes alustab? Nii, jah, tere, mina olen Veljo. Et meie töörühm või töögrupp vaatas konkreetseid juhtumeid, kuidas siis on harrastusteadlaste sisend jõudnud, kas on jõudnud või ei ole jõudnud otsustesse ja põhimõtteliselt 2 valdkonda vaatasime, et liigikaitses, et kuidas esimese kategooria liikide puhul on see sisend olnud ja hea näitena on siis Kotkaklubi, kelle kaudu igal aastal circa 25 juhtumit esimese kaitsekategooria lindude pesadest jõuab nii kaugele, et nendele tehakse siis püsielupaigad, nii et jõuab kohe aktiivsesse kaitsesse, mis on ju positiivne otsus. Aga seal me natukene mõtisklesime ka, et kas on veel mingi motivatsioon, miks inimesed võivad teatada sellistest juhtumitest ja kas või tänase päeva tuuleparkide arenduse raames inimesed annavad teada vahest ka oma huvidest, et mitte selleks, et kotkapesa kaitsta, aga selleks, et hoida tuuleparki eemal
oma kodukohast üritatakse leida siis kotkapesi või musta toonekurepesi, nii et need motivatsioonid võivad ka olla muud, et kas lihtsalt mets oma kodukohas, et sellele tähelepanu pöörata või proovida kaitsta, nii et see ei pruugi alati olla just see esimese kaitsekategooria liik. Ja siis me vaatasime ka laiemalt ütleme seiret, et kuidas siin sookurgede ja hanedega, et kuidas suurem mass andmeid, milles on ka oma osa juhuvaatlustel, annab siis sisendi erinevate Euroopa tasandil poliitikate kujunemisele ja mulle tundus, et selline üks oluline nüanss, Ivar, sa võid mind parandada, on see, et ilma harastusteadlaste vaatlusteta võib-olla jääks lahjaks see faktibaas, aga kui me lisame siis need seired, regulaarsed seired pluss harastusteadlaste juhuvaatlused, siis tegelikult seal on juba oluline kasv ja katab teatud tühimikke või teatud valgeid laike meil kaardil, ka ajaliselt teatud laike, nii et see annab terviklikuma pildi, võib-olla isegi kui ütleme, kvaliteedi mõttes võivad olla seal teatud kaod, aga jällegi, kuna tegemist on suurema massi andmetega, siis see kvaliteet justkui tasandub ära, et siis pigem on see otsustamise koht, et kuidas ma seda andmestikku tasandan, et ei hakkaks kõikumine seal määrama. Ja siis võib-olla viimaseks, et me arutasime ka, et kuidas motiveerida siis inimesi ikkagi kaasa lööma, andma teada oma vaatlustest ja üks lihtne asi, et ka lihtsalt teavitamine, et aitäh, oleme teie andmed kätte saanud, teie vaatlused kätte saanud, võib olla tegelikult hästi olulise tähtsusega, et kas ta järgmine kord viisib seda teha, kui ta saadab justkui musta auku ja ei tea, kas tegelikult neid kasutatakse või kas saadakse kätte, siis ta võib-olla ei ole väga huvitatud. Aga jah, ja siis ongi see ka, et kus on kasutatud, et selle info mingil kujul edastamine, et see peab olema personaalne, see võib olla mingite ürituste raames, et toodi välja näiteks Elfi talgud, et need on küll selline praktiline abi, aga samas võib ka muudel üritustel tuua välja, et tänada ja näidata võib-olla ka konkreetselt, et millised otsused on tänu nendele andmetele sündinud või millised looduskaitselised teod on teostunud. Nii, ja võib-olla kitsaskohad ka veel, et ega me väga palju kitsaskohti ei jõudnud siin, et harastusteaduse andmetest siis otsustesse, aga jällegi tuli see andmete usaldusväärsus või kvaliteet välja, et siin, aga samas ka, et andmete kvaliteet on ka mujal oluline ja vigu võib igal pool tulla, nii et see on selline universaalne printsiip, et usalda, aga kontrolli. Ja vist rohkem ei olegi lisada. Ivar? Ja ma tahtsin lisada seda, et hästi oluline on lisaks sellele vaatluste massile ka nende vaatluste geograafiline jaotumus, sellepärast et meil võib olla 10 000 vaatlust, aga kui need on Tartust ja Tallinnast, siis need lihtsalt neid kahte kohta iseloomustavadki, et hästi oluline, et kui meil on need 60 vaatlejat tegelikult üle Eesti vähem või rohkem ühtlaselt jaotunud, on see andmestik märksa kvaliteetsem. Ehk et tegemist on selle vaatlejate kriitilise massi ületamisega. Et kui see on kätte saadud ja me näeme, et see vaatlused on ikkagi üle Eesti esindatud, olgu peale, et seal on võib-olla väiksemad või suuremad tühikud, aga niipea kui on vaatluste geograafiline jaotus enam-vähem ilus, siis müts maha. Kas hästi kiire kommentaar, et tihti, või tihti, aga teinekord on harrastusteadlaste kaasamine selle ka praktiline vajadus. Nagu sa tõid ise välja, et see ajaaken teatud seiretööde tegemiseks on hästi lühike ja meil on ekspertide arv on ka piiratud, et suuname need eksperdid siis neid haruldasemaid liike seirama, nagu meil kahepaiksete riiklik seire täna on, et eksperdid seiravad neid haruldasemaid liike
ja harrastajad võtavad need lihtsamad ja tavalisemad liigid ja tänu selle me saame nagu terviklikuma pildi, et Suur tänu. Nii, teine, õigemini esimene töögrupp. Meie töögrupis mõtlesime, millised võiksid olla harrastusteaduste erinevad mõjutamiskohad või mõjutamisviisid, kui me oma ühiskonda üritame suunata või ühiskonna tehnoloogiasüsteemi üritame suunata jätkusuutlikumale rajale. Ja ma üldistan nüüd mitu erinevat asja, mis erinevates laudkondades arutati 4 punktiks kokku. Esiteks, me pigem näeme harrastusteadusi hetkel kui andmekogumise viise, et inimesed osalevad andmekogumises, kuid tegelikult harrastusteadustel on ka see teine pool, kui inimesed analüüsivad andmeid. Meil on sellest häid näiteid, et põhimõtteliselt me võiksime jõuda isegi nii kaugele, et piir harrastusteaduse ja lihtsalt gentleman või gentlewoman olemiseks ehk aktiivne kodanik olemiseks, et see piir ei pea olema nii selge. Iga inimene, kes oskab ja suudab panustada avaandmete analüüsiga, nagu näiteks kriitiliselt mõne regulatsiooni paikapidevusse, on üks mõjutamiskoht. Teine konkreetne viis, mis on natuke sellega seotud, on õpilasteaduse toetamine. Et see on üks asi, mida peaks jätkuvalt tegelema. See on järelkasvu ja kaasamise ja õppimise osas oluline. Siis kolmas tähelepanek, et peamiselt on diskussioon olnud eluslooduse osas, kuid meil on väga häid näiteid ja ka eluta looduse jälgimises. Näiteks ühes laudkonnas pakuti välja, et kuidas et inimesed võiksid mõõta oma kaeve, kuidas veetase seal on, et see aitaks nagu mõtestada sellist suurt abstraktset teemat nagu veepuudus või vee kvaliteet siis isiklikuks ja tunnetatavaks. Ja teisi ka, prügi, ilm, kõik sellised nähtused. Ja viimaseks on kindlasti see, et igasugune eksperimenteerimine võimaldab luua selliseid uusi õppimiskogukondi. Näide oli siin metsakasvatuse või hooldamise viisidest, mis eksperiment kui ka teadusmeetod. Nii et see võimaldab siis luua mingeid uusi kogukondi, inimeste vahelist suhtlust, mis siis võib või ei pruugi, aga võib katsetada uusi viisi ja võib kasvada sellest nagu suuremaks. Nii et sellised 4 erinevat mõjutusviisi. Need on palju rohkem, aga me lihtsalt ei jõudnud nii palju arutada. Kas mõni aspekt praegu sellesse üldistusse jäi nagu, nõuaks nagu veel eraldi välja fokusseerimist? Näiteks kogu see andmete küsimus, et ühest küljest me ootame ja loodame, et tuleks juurde andmeid, teisest küljest me oleme mures, et meil tekib digiprügi ja et meil on selle andmete haldamise ja turvalisusega niikuinii juba raske hakkama saada. Et kuskil peaks olema ilmselt mingi mõõdukas tasakaal või mingid põhimõtted, mida ma ei oska praegu sõnastada. Aga praegu ma vist rohkem ei jõua rääkida. Väga ilus üldistus. Aitäh. Okay. Kolmas grupp on meil nüüd võõrkeelne, aga ma juba kooskõlastasin, et saame hakkama sellega ilma suurte probleemideta. Yes, please. Okay, I introduced our group to SMART criteria. And SMART criteria stands for specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. And how that maybe if we actually focus on these sorts of aspects, that we can communicate better our results. It's all right collecting all of these results, but how are you going to communicate them? And it sort of generated some very good points and things to think about. So some of the things that we were talking about was obviously communication. Good communication is absolutely paramount when we're dealing with communicating our results. And using visual tools
using visual tools that are very easy to understand. As Faith pointed out, you need to be able to communicate as if to your grandmother. If it communicates to your grandmother, you're probably communicating clearly. So make use of the visual tools. Communicating, if we think clearly and more focused, then we communicate more efficiently, especially using indicators for reaching targets. So if we need to communicate those indicators, we need to communicate them in a clear fashion and, like I say, visually. That helps. Find some good examples of people who've communicated in the past. Borrow from other disciplines, anything, just sort of like to improve our way of communicating to other people. Think about who communicates that message. If you're an outsider, is that helpful? Sometimes I've found sometimes it is, but others have found it isn't. It depends. So finding out who can communicate that message most effectively is also important. Communicate, I think it was mentioned actually earlier on, communicate back to the people you've got your data from. If you're not communicating back to your citizen scientists, then why should they participate anyway? So there are some challenges that we identified. Policymakers do change overnight. If you have an election, you can have a policy change overnight. And boy, are we seeing that at the moment. So, but that does affect long-term planning, unfortunately. But that's something we have to think about and work with. And managing the needs of researchers and policymakers and people. So we need to, when we're communicating, we have to manage all of those needs and think more clearly about how we present to each group when we're feeding that information back or when we want to communicate to those policymakers. And policy pressures at the moment we identified was the EU Nature Restoration Law. So making use of policies that are beneficial to the work that we're doing, sort of getting in on that policy cycle and then communicating properly to that particular policy is something to think about when communicating academic papers, or do we do policy briefs, or how do we communicate in lots of different ways rather than just very vague and fluffy ideas on the end of an academic paper. That's not going to get us anywhere. Thank you so much. Suur tänu. Ja võib-olla nüüd Monika, sinu reflektsioon. Nii, mul on siis see raske ülesanne arvata midagi. Et esiteks mul on väga hea meel, et meie seminar paistab, et tekitas huvi inimestes ja meil oli päris palju osalejaid. Aga nüüd sisu poole pealt, et ma siis lähen võib-olla töötubade numbrite järgi, et osalesin esimeses, aga siis kuulasin hoolega ka teiste tulemusi. Et esimesest jäi mulle kõlama selline mõte, et motivatsioon on ikkagi ka väga-väga oluline teema, mis hoiab ikkagi püsti seda kogu üritust harrastusteaduse mõttes siis, et meie oma projektis küll ei ole eraldi nagu uurimisküsimust ei ole selle kohta, aga seda ääri-veeri ilmselt peame ikkagi puudutama ka. Et see on üks mõte. Ja teised mõtted, et need on võib-olla tuttavad mulle kirjandusest, et kõik see andmete usaldusväärsuse ja andmekvaliteedi teema. Ja see, et andmebaasid võib-olla ka ei suhtle ikkagi omavahel, et jah. Aga teine töötuba, võib-olla keskne sõnum on see, et kõik ei keerle vaid andmete ümber, et meil on ka teisi olulisi etappe harrastusteaduses ja väga tore, et nagu see on ka jõudnud nagu meie ühisesse aruteluringi. Ja kolmas töötuba,
et kuidas siis kommunikeerida, et on oluline siis võib-olla 3 sellist märksõna, et kuidas, kes ja mida. Ja et kõikide selliste võtme asjaosaliste osapoolte asjaliste vajadusi võiks vähemalt ära kuulata ja siis võimalusel arvestada, et siis me ilmselt jõuame paremini edasi. Aga ma ei teagi, et tänane üritus kindlasti või sündmus ei ole ainus, kus me kohtume, et me saame ka edaspidi suhelda ja kogu meie nii-öelda projekti metoodika on ka juba selline, et me ilmselt suhtleme edasi järgmistel üritustel ja võimalustel, et olete siis teretulnud uuesti meiega suhtlema ja kindlasti peame sidet. Suur tänu, Monika. Kas saalis olijatest keegi tahab veel midagi öelda, mis on oluline praegusel hetkel? Teha mõne aprillinalja näiteks. Aga paneme siis viimase slaidi, mis seal meil on. Et nagu välja tuli 3. töögrupi üks põhijäreldusi oli, et selgelt ja visuaalselt kommunikeerida. Et meie töögrupi, meie projektigrupp-tiimi üks tugevusi on see, et meil on väga erinevate erialade inimesi ja meie hulgas on ka disainereid. Et Monika selja taga istub kohe Giet, kes on disainer ja tema on väga osav ka veel selle tehisaruga suhtlemisel. Ja meil hiljaaegu Maaülikooli logo otsustati ära vahetada, et see oli ebasobivast ajastust. Ja kui te lähete siin välja, siis te võite vaadata, mille meie uus, teie kutse peal on ka, programmi peal, uus Maaülikooli logo ja siis Giet sai palve, aga et lähtu sellest ja meie projektile paku välja üks logo, mis on visuaalselt veenev. Ja nüüd homme jätkub see projektiseminar siis oma siseringis ja siis seal me hakkame siis hääletama, et kas see sobib või mitte. Et see on nüüd selline 3. töögrupist tulnud ettepaneku siuke etterakendamine juba, nii et teile selliseks konverentsi lõpetuseks väike siuke visuaal. Mina ka oma korraldajate oma selle ohjamise mätta otsast tahan teid väga tänada, te olite praktiliselt punktuaalsed või isegi ülepunktuaalsed, te niiviisi umbes aimasite ära, kus me olime programmis vigu teinud ja te parandasite oma käitumisega seda. Et väga tänan teid. Lisaks ma tahan tähelepanu juhtida ka sellele, et vaikselt, aga kannatlikult on tööd teinud selline tehniline seltskond siin kõrval, siin on pidevalt olnud meie videomontaaž ja maailmaga ühenduse tiim ja kogu aeg on meid ka tõlgitud ja ma olen siin kontrollinud, et kõik, mis on eesti keeles räägitud, on ka inglise keeles hästi aru saadud, et suur tänu meie abimeestele. Lisaks on siin veel hulk väikseid nähtamatuid käsi siin ja seal saali nurgas, kes siin kogu aeg seda kontrollivad, et asi toimiks. Suur tänu neile ka. Ühesõnaga, nagu Monika ütles, hoiame teid kursis ja hoidke meil silma peal. Head 1. aprilli õhtut teile!